Luunal on täna vaba päev ja tema nüüd praegu värvib siin enda jõulukingitust, mis ta koolis sai loosipakist, jah? On äge või? Läheb isegi põlema ka, see on lamp. Siuke armas väike põll oli ka kaasas. Aga palun panne varrukad ülesse. Jah. Nii kardavad või seda? No ei tea, jah. Natuke hakkab looma selle jänesega. Tema nagu tuleb siia diivani peale rohkem. Proovisin maiust kanda. Aga ega nad väga ei tahtnud. Ma ei tea, nad ei ole enam viimasel ajal nii näljased, nagu nad alguses olid. Nagu alguses nad on mingi reiged kaklesid, et nad saaks selle hommikuse söögi ja nüüd neil ei ole vahet väga. Aga teine jänes on ikka seal all. Tema ei taha nagu üldse tulla. Tema kardab päris hullult. Ma ei tea, miks. Kui tema ei karda üldse, tema nagu käib ringi ja... Jah, tema on siuke... No ta närib jälle. Tema ongi see kõige hullem suslik. Ta on kõige julgem. Ta kogu aeg ronib kuskile, ta kogu aeg teeb midagi, tõmbab midagi, kraabib. Ta on nagu Noora. Ta on nagu Noora. Tumedad juuksed nagu Noora. Jah, Noora on ka tumedam üleüldse, et pruunid silmad ja tumedad juuksed ja tõmmunahk, et tõmmum nahk kui teistel. Teitse tõmmu ta ikka ei ole, jah. Tere! Ma olen välguga, vaatame, kuidas see välguga silmad vajusid ka kinni. Vaata, kas ta nina. Sul must sealt või? Vaata, siit alt on must. Pell on pandud lukku. Sinna poole. Ära tule. Et jänesed saaksid rahulikult harjada. Tema ei karda nii palju, aga tema on kuri. Ta on palju kurjem. Et kui teda sülle võtta, siis teeb seda mingit häält ja mingi ma ei kujuta ette. Ja siis ta vehib räigelt jalgadega. Aga samas nagu kui niimoodi pai teha, siis ta nagu laseb. Tema ka laseb pai teha, aga lihtsalt ta ei lase ligi minna väga. Selle tumedamaga on natuke jama nüüd, et täna on ta mitu korda selliseid näksamisi teinud. Ta on minu peale kuri olnud. Eile oli ta mega kuri mu peale, siuke tunne nagu tahaks rünnata mind, kui ma talle lähedamale läksin. Ja siin hakkas näpust näksama ju. Ja siis ta tuli siia lükkas või saanud aru, kas ta tõmbas sokist ja et kui seal oleks võib-olla nahk olnud, siis ta oleks on jalast võtnud, et nagu veits hirmus, et see tumedam läheb selliseks. Tundub nagu läheks agressiivsemaks. Hakkavad jälle üksteise selga ronima. Et nagu reaalselt nad Luna kardab. Ei, ära nii hullult siis. Et tumedam on ju jälle kargutavad. See näitab seda, et tahab näidata, kellel on võim, kes on tugevam. Ei, kes on võitja. Ei ole mees. Nad on mõlemad naised. Minu varbad ei. Ma reaalselt kardan teda nüüd. Ma ei taha hammustada saada. Ma ei tea, kui see agressiivseks muutub, ega me ei saa teda siia jätta siis ju. Mis sina sellest arvad? Ma ei teagi. See ongi see, et üks on kogu puuris ja teine siis saab välja või? Nagu ma ei kujuta ette, kuidas see siis olema saab. Mis ta teevad jälle? Ajavad üksteist taga. Üks läheb talle järgi. Seisma tema jooksul. Et see tumedam on kogu aeg ka kurjem olnud, sest et ta kogu aeg trambib jalaga vastu maad. Ma ei ole toda kordagi kuulnud, et ta oleks nii kuri. Aga ja kui see tumedat sülle võtta, siis ta läheb nagu nii kette. Ma vist ütlesin ka just, et ta uriseb ja nagu kakub jälle seda. Köit närib seal. Ma ei tea, kui tema... Appi. Kuule, sina oled juhet närima või? Et see oleks küll nagu mega kurb, kui see tumedam jääkski nagu muutukski agressiivseks. Kurjaks. Jah, no see tähendabki kurjaks. Et ma nagu ei tahaks väga laste kõrvale sellist looma, kes oleks agressiivne, sest ma ei tea ju iial, mis ta teha võib, kuidas lapsed käituda või. Mis te nüüd mõlemad seal selle köie kallal asjatate? Mõlemad närivad. No mega kurb oleks ka neid nagu lahutada,
ma ei tea. Eks peab vaatama. Tõmbabki selle köie ära sealt lihtsalt, vaata. On nüüd parem või? Kurb on ka see, et see nagu tumedam on just siuksem nagu julgem, ta tuleb diivani peale rohkem, ta ei karda, ta ei lähe nii ruttu peitu, ta ikkagi, talle ei meeldi, kui sülle võetakse, nagu noh, et ma tahan teda puuri tagasi panna näiteks, et siis ma pean ikka teda sülle võtma. Aga nagu, ta on nagu julgem ja toredam selles osas. Ja teine näiteks heledam on nagu väga arg. Tere! Mis sa tegid seal? Oota, nägid, kuidas ta nii nalikusega poole või vaata. Ma hakkan puutuma, siis ta nagu ise paneb. Padi on ka sama pehme kui sina, jah? Vaata. No praegu tundub väga rahulik ja nunnu. Mina ei tea, mis ta vahepeal nii kuri on. Vaata, mis selja pealt tulid uuesti ära. Hoppi, kui õudne. Ei ole õudne. On küll, ta tuleb lihtsalt niimoodi. No ma arvan, et see teine jänku enne võtti sammastega kinni sealt ja siis nüüd see tuus tuli lahti. Nagu muidu tal ei tule, vaata, jah? Et too üks koht. Ma arvan, teine jänku tõmbas teil välja nüüd. Kui te lähed? Külde? Nii hirmus on, kui jala juurde tuleb, ma ei tea miks. Nii äge on vaadata ka. Jaa, nii siidine. See jänes näiteks on palju pehmema karvaga kui teine jänes. Tal on siuke nagu karedam karv. Ja temal on hästi pehme. Mega pehme on tal. Hoppi, mine! Ja lullu, juba hästi tuli sul. Luunal on sõbrannaga külas, seal vaatavad YouTube'i praegu ja mina lähen küntesse. Mul isegi ei ole nii hull, tavaliselt lasen palju rohkem välja kasvada, aga enne juule tahaks korda saada, siis ma lasen teha suht samasugused, ma arvan, mulle väga meeldivad sellised, et üks äär on kuldne, teine on valge, siis ma laseks võib-olla mingile küünele teha lumehelbekese või midagi sellist ka peale. Ja teised lapsed on praegu lasteaias, nad on viimast päeva. Et uuel nädalal nad enam ei lähe, et neil tuleb siis 2 nädalat puhkust. Ja nendel lastel on ka täna puhkepäev, sest eile oli jõulupidu ja need kõik, kes esinesid jõulupeol, kuna jõulupidu hakkas kell 6 ja lõppes vist mingi 8 läbi, et siis öeldi, et kuna nii pikk päev on, siis tuleb reedene päev vaba. Ehk siis neil hakkas vaheaeg palju varem. Mitte palju varem, aga nagu juba reedest. Aga jah, teised lapsed mul peavad veel lasteaias 1 päeva käima, sest meil on nii palju asju teha olnud ja mõtlesin, ma tahaks nagu 1 päeva lihtsalt olla ka puhata. Seda enam, et eile oli katastroof netuga seal. No ei olnud katastroof selles, et see on nagu liialdatud, aga nagu suht raske oli ikkagi netuga, et nagu närvid said ikka korralikult ära söödud küll. Et nüüd täna tahtsin veel 1 päevakese puhata, enne kui tuleb suur pikk puhkus ja nad on kogu aeg kodus. Aga Nooraga ilmselgelt ei ole probleemi. Aga lihtsalt Neteli ta on veel nii väike, et temaga on kogu aeg mingi teema. Et ei ole seda, et saaks rahulikult olla. Vaadake seda lastetuba. See oli see kohutav. Kui palju mänguasju neil on. Ja nagu see pole veel kõik. See kapp on täis mänguasju ja siin on mänguasjad, seal on mänguasjad. Ja siin on ka veel. See terve see kapp on mänguasju täis veel, nagu
kõik need kassid on mänguasju täis. Pluss on veel all garaažis niimoodi suur kilekott. Mul on nii suur kilekott nagu siiamaani maast. Nagu see vaakumkott on pehme mänguasju täis. Ja see lihtsalt, ma tean, et see minu enda jama, et ma olen nii palju asju neile ostnud ja nii-öelda hordinud kõike. Aga samas nagu nii paljude mängustega on siuke side. Ma tunnen nagu ma oleks horder reaalselt. On nagu, ma üks päev vaatasin, sorteerisin. Ma niigi andsin ühe koti teile sõbrannale, et saab sealt, et kui ta tahab, võtab midagi endale, äkki leiab midagi. Kui ei taha, andku kuskile veel ära või visaku minema, et nagu ma olen juba ära andnud asju, ma olen ära visanud ka asju, aga mingid asjad on nagu mingi siuke, ma ei tea, siuke väärtus on neil, et ma ei saa nagu kogu aeg nagu minema visata, aga nüüd kui mul on jaanuaris rohkem aega, praegu on jõulude ajal ma puhkan, ma reaalselt ainult puhkangi 2 nädalat. Aga kui mul vahepeal tekib, et mul hakkab igav, siis ma nagu proovin seda teha, aga ma hakkan sorteerima neid mänguasju. Ma panen kuskile ära või annan ära või viskan ära, et nagu see on kohutav, kui palju neid asju on ja nüüd muidugi jõulude ajal tuleb juurde, kuigi see aasta me Toniga tegelikult leppisime kokku, et me palju mänguasju ei tee, sest et põhjus on siin. Miks me ei taha mänguasju palju kinkida. Lastele ütlesin, et jõuluvana käest ka ei küsiks palju mänguasju, et paneb paar tükki. Ja et võib-olla jõuluvana ei toogi väga midagi, et toobki võib-olla ainult ühe mänguasja ja siis ei tohi olla kurb, sest et teil on praegu nii palju asju. Ühesõnaga, eeltöö on tehtud, et lapsed ei oleks kurvad, kui ei tule palju mänguasju jõulude ajal, et meie teeme ühe suure kingituse. Ja üks väike kingitus on ka minu poolt ja siis võib-olla ülendast toob siis jõuluvana, kui toob üldse midagi, et ei tea, et selles suhtes me lihtsalt mõtlesime, et asju on nii palju, me ei ole pointi neid mänguasju kogu aeg osta, lihtsalt keegi ei mängi nendega, kõik seisavad, võtavad ruumi nagu. Vaata, kui palju ruumi siin oleks, kui neid mänguasju siin ei oleks. Nagu ja allkorrusel on ka üks kapp. Üks kapp, mis on meil kuuse taga. Seal kapis on ka veel jõhkrad mänguasjad, nagu too kapp on ka täis. Seal on muidugi ka pusled ja sellist asjad. Pusledega nad õnneks mängivad ja see on nagu tore, et nad sellist asjadega mängivad. Aga nagu neid asju on nii palju. Lassel tuleb täna üks sõbranna ööseks ja ma siin hakkan voodipesusid vahetama, et siis tal on nagu värske voodipesu. Kus alla? Kingitus. No No, kuidas sa seletad seda? Pipid kasutavad seda, kui nad söövad. Lutipudel, lusikad. Lutt. Võin aidata või? Ei. Või jah, okei. Nagu nad ei söö seda. See on puree. See on riidest. Mõtlesin, et nad ei söö seda. Riidest. See on riidest. See on nagu asi, mis nad panevad. Põll. Jah. Põll, nii. Seal on niimoodi, et see nagu on nagu sai. Aga see on seemned sees. Pillat filmi. Pillat. See ei ole ju sai. See ongi sai. Sarnane. Mida sa naljatad? Pärast sa naljad känguru pärast ka naelsid. Ma lihtsalt see midagi Näite, mis see on? Jälle sa tuled, mul täna ei ole kingitust. Kas sa vaatasid need videod ära, mis ma saatsin või? Ei vaatanud. Ema helistab, ei saagi loogida. jah, isa ja ema eilsed kukuvad maha. Maha või? Ei, isa
Elsa ja Johanna. Johanna, mis see Elsa ja Anna. Johanna. oleks kuulnud . noh , mille jutt pooleli ? ema segas ära . mis iganes jah , sa ei vaatasid videosid või ? ei vahtanud . aga sa oled näinud . siinisid ära . siin siis nära panin kinni . tüüpi ei viitsinud vaadata . räme nirk . ups , noh . me nii naersime lihtsalt . ma vist tegelikult sa oled kunagi ammu . kõik naersime su üle . aitäh , ega sa toda ei filminud . ei , jumal tänu . aga neil on vaba voli vaadata ma neid ei iga saa , kell . sa praegu filmid , siis jääb jälle sinna . uuesti. no aga ma panen . panen siis otse siia nagu parema kvaliteediga hiljem arvutis töödeldes , et kõik ikka näeks need klipid just ära . kunagi töövestlusele , siis nägu on . ma arvan küll . kuule , ega siis jääb parem ei olnud . no ma arvan küll , ma küll . Sinust vanade on ka. videote järgi saaks kuhugi tööle . oi jumal . on nii või ? nii . lastel on kõik siin snäkid ees ja vaatavad Moana ühte . on või ? mis see nimi on või ? Viina-Mari ? jaa . sulle maitsevad need jah ? söö need ka ära , kõik söövad . no Lilit , kuidas sulle meeldib siin ? jätan ööseks või ? äge on ju . ja mul on 4 tütart täna . Ühe tuli Lilliku külla. jaa , okei . Nooraga sa tahad neid? annad Noorale või ? mis ütlesid Lilit ? Et juba olen siin päevaks olnud. hommikust saati suht jah . Kui tulid koolist või siis läks. Nad ei olnud isegi koolis täna . Jaa. tuli varem juba isegi . Neil oli täna vaba päev ju . Neil esinesid seal . sina saad ainult viinamarju siis jah ? No vaata, beebi. Vaata. jah . Beebi. Beebi Moana on seal . Teil on siis tegevus olemas .